singijuustu kringel, milles on kasutatud punast Andre Farmi Freia juustu. Väga näma, see saab tänasega otsa. Aga olgu, ma tulge, ma õpetan teile. Pärmi taigna jaoks on meil vaja kõigepealt ühte kaussi. Meil on vaja veel 250 milliliitrit piima. Ma tegin täna näpu soojaks. Siia me lisame 60 grammi suhkrut ja ühe paki kuivpärmi. 11-12 grammi, siis terve pakk läheb siia 250 milliliitri sisse ära. Nii, ja nüüd me natukene segame siin näpuga, võite ka lusikaga, aga pole mõtet, ja laseme sellel pärmil nii-öelda õitsele puhkeda. Nüüd ootame 10 minutit. Nüüd on kuskil 10 minutit möödas ja ta on ilusti nagu lahustunud ja väikene vahukene on tekkinud. Nüüd lisame siia sisse 400 grammi nisujahu, siis pool teelusikatäit soola, 60 grammi õli. Ja nüüd läheb meil segamiseks. Siin ei ole raketiteadust absoluutselt. Kui te olete kokku seganud normaalselt, siis ta peaks ikkagi tulema kõik praktiliselt puhtaksid. Võtate selle välja ja käsitsi. Kui paras jõusaal. Mul laua külge ta ei jää. Ma lisajahu ei pane. Sellepärast, kui ma lisajahu panen, siis ta läheb väga kuivaks. Osad inimesed teevad niisugust massaaži taignale. Sellest ei ole üldse kasu. Need liigutused on teiste asjade jaoks. Ja nüüd ongi niisugune ilus. Võite katsetada, et kui ta ilusti niimoodi tagasi hüppab, siis võite rahulikult jätta nüüd kerkima. Paar minutit sõtkumist korralikku ja rätik või siis kile peale. Ja kui teil on külm toas, nagu praegu on talv, siis ma panen ta tegelikult ahju kõige väiksema temperatuuriga 30-35 kerkima. Ja ta on seal nii kaua, kui ta kerkib kahekordseks. Aga nii kaua, kui ta kerkib, siis mina teen sisu valmis. Vahepeal nüüd lõikasin valmis singi 300 grammi Andre Farmi Freia punast juustu. Ma tahtsin seda just sellepärast, et selle punase pärast, et kuidas ta jääb. Ja mul on siin 200 grammi kuskil teist juustu. Et seda Freia juustu oli ka 200-250 grammi. Ja meil on vaja veel majoneesi. Nii, taigin on meil juusti 2 korda suurenenud. Ja nüüd ei ole midagi muud, kui me võtame ja rullime selle lahti. Ega muud ei olegi. Mõnusalt nüüd ka rullitav ja teeme temast siis ühe kringi. Nii, mina tegin ta päris nüüd õhukese ja siia otse läheb peale meil majonees. Võite ka toori juustu panna, aga seda võite näiteks pigem siis segage enne näiteks pestoga ära. Ja niimoodi päris uljalt seda majoneesi. Siin on minu 300 grammi vorsti ja sinki. Ja no mulle meeldib, et oleks palju kõike. 200, 250, 300, et kuidas te ise saate endale lubada. No nii, nüüd punast Andre Farmi Freia juustu. Vaadake, kui lahe see jääb. Ma olen väga põnevil, kuidas see kõik välja hakkab nägema. Ja ma tahan, et oleks veel juustusem. Siis ma panen natukene tavalist juustu kuskil 100, 200. Kuidas te tahate? No selles mõttes, kui te tahate ise väga juustust saada. Ja siia sobib näiteks ka lisada piirstomateid või siis paprikat natukene. Natukene paprikat siia lisada. Mul on juba lõigatud lihtsalt väiksed kuubikud. Mul on küüslaugupulbrid. Aga te võite ka värsket küüslaugu panna, aga mõõdukalt, ärge üle pingutage. Siis juustule meeldib kumin. Juustul ja kumin on nagu pestikad täielikult. Et seda ka natukene mõõdukalt. Ja ma panen ka siia punet. Pune toob selle mõnusa niukse lõhna ja maitse välja. Ma mõtlesin ikkagi, et kui meil läheb roosa juustuga, siis ma panen ka siia roosat pipart. Siis on ikka täisväng. Ja nüüd võtate niimoodi näppudega, siis tõmbate natuke nende poole ja siis panete jälle rulli. Siis ta jääb meil niukene tihkema struktuuriga. Võt niukse vorstikese me saamegi. Tada! Enne lahti lõikamist pange kindlasti paberile ja siis pange pannile ja siis hakkate alles tegema neid asju. Nüüd proovime need otsad nagu kokku lükata ja võtame niukse kujundi, nagu me soovime. Lõikate ta kuni 3/4 lahti. Mitte lõpuni, vaid 3/4. Ja võtategi niuksed näppu või natukene laiemad ja sälgud ja teetegi niuksed sälgud sisse siia. No nii, väga ilus. Võtame ühe rulli ja võtame ühele poole, teise rulli teisele poole. Ta tuleb meil nagu niukene tümps. Ja sellega väga ilus kuju ja seda on väga ilus teha. Et ühele poole see rullikene ja teisele poole rullikene. Jälle ühele poole ja teisele poole. Ja väga hästi meil tuli välja täpselt. Ja sellisena ta lähebki nüüd uuesti kerkima. Aga mida te võite teha veel? Panna seda majoneesi siia peale veel. Lihtsalt natukene laiali, hõõruda laiali ta. Ta võtab ka niukse ilusa pruunika tooni siia endale. Ma ei tea, minu meelest on väga hea maitse. Siia võiks panna valgeid seesamiseemned, aga mul on musti, nii et ma panen natukene musti siia. Ja sellisena läheb ta meil eelkeritusse jälle 35 kraadi kuskil ahju. Peate vaatama, talv on meil karm.
et praegu on päris jahe. Kringel on nüüd paisunud. Näeb väga ilus välja. Paneme ahju keskossa. Meil oli juba 40 kraadi ta ennem siin kergitamisel. Nüüd ma panen see samasse ahju ja ma panen 180 talle. Või 185. Ja nüüd ma jätangi ta siia koos selle eelsoojendusega, sest ka nii võib küpsetada, aga tavaliselt pannakse ikka juba sooja ahju. Aga kui teil on väga paks kringel, siis pange ta pigem ikkagi juba eelkuumutatud ahju 180 peale ja laske tal rahulikult küpseda. Ja kaua küpseb? No kuskil pool tunnikest kindlasti, aga te peate vaatama ise. Silmad on teil peas. Ärge üle kõrvetage. Ja tuli välja. Vaadake seda iludust. Lõhnab imeliselt. Millised kringleid teile meeldivad? Kas soolased või magusad? Ma olen vist soolased rohkem. Kuigi magusad on ka minu meelest väga-väga head. Ta tuli küll natukene lame, kuid maitset see kuidagi ei sega. Lihtsalt mul oli väga-väga palju sisu seal. Aga mis siin ikka? Head isu teile!